Tervitus, Merike numbrite keel. Täna vaatame sinu sünniaasta viimast numbrit. Ja see võib paljastada sinu suurima supervõime ja sinu kõige olulisema elutunni. See pole lihtsalt number, see on sinu saatuse kood ja see, mida see endas kannab. Vaata video lõpuni, et teada saada täpselt, millised väljakutseid ja võimeid annab sulle sünniaasta viimane number. Ja samuti soovitan ka vaadata siis ka sellise vaatevinkli vaateprisma kaudu, et oma elukaaslase sünniaasta viimane number ja lapsed ja nii edasi. Ja ma olen Merike ja numeroloogia psühholoog. Mida see siis tähendab, et see psühholoog seal taga? Ma uurin tegelikult numbrite psühholoogiat ja see on väga põnev maailm. Ja täna ma räägin siis sinu sünniaasta lõpu viimase numbri. Ja miks see sünniaasta viimane number on oluline? Ja kas ta on üldse oluline? Et on. Sest viimane number osutab ühele kõige olulisema õppetunnile, mida inimene kogu oma elu jooksul korduvalt kogeb. Kuid see pole ainult õppetund, mida nad õpivad, see on ka oskus, võime, mis eristab teistest. Ja positiivselt on see sinu supervõime. Seda saab pidevalt kasutada. Negatiivselt on see varjuline aspekt, mida on vaja elu jooksul läbi töötada, et õigesti omandada õppetund ja liikuda edasi järgmisele tasandile. Ja võib öelda, et sinu sünniaasta viimane number näitab sinu tugevusi ja ka nõrkusi. Nii nagu ma räägin ka sünnipäevast, kuust, alati on meil pluss ja miinuspool. Ja kõik sõltub väga palju sellest, kuidas inimene nende valdkondadega töötab. Ja samas ka see, et kui kõrgele sa seda oma tugevust tõstad ja kui sügavale sa oma nõrkustes sukeldud. Ja nüüd räägin sulle siis iga sünniaasta viimase numbri kohta siis ükshaaval. Ja alustame nullist. Näiteks, kui keegi on siis sündinud teist või teie lähedastest, no täitsa lampi lihtsalt 1990, null on siis see tähtis, mida ma hakkan rääkima. Et mida see energia siis tähendab? Null üldiselt on seotud kõige lõpmatu potentsiaaliga. See tähendab, et null on ka energia, mis juhib meid tühjusesse endasse. Ja tühjus on koht, kus kõik tuleb ja kuhu kõik naaseb. Seetõttu on null lõpmatu potentsiaal, lõputu energiageneraator. Ja inimesed, kelle sünniaasta lõpeb nulliga, võivad puutuda kokku sellega, et nad saavad sõna otses mõttes tõmmata mitte millestki tohutu energiapotentsiaali ja rakendada seda ükskõik milles, mida nad teevad. Ehk siis see annab nii võime kui ka. Kui see toimib positiivsuse kaudu, muutub null akuks, mis süütab inimese. Ja null võimaldab ka lähtestada kõige negatiivse potentsiaali, mis eksisteerib. See tähendab, et sellised inimesed võivad kergesti ületada erinevaid draamasid, erinevaid olukordi, mis teistele võtaks aastaid. Justkui aastaid ringi ratast käimist. Need inimesed, kellel on null, võivad väga lihtsalt selle hetke läbi töötada edasi liikuda. See tähendab, et nad võivad lähtestada oma elu negatiivseid aspekte, negatiivseid sündmusi, kuid samal ajal võib null lähtestada ka inimese enda tulemused. See tähendab, et inimene, kellel on null sünniaasta lõpus, seisab vältimatult silmitsi millegi kaotusega ja mõne ettevõtmise tulemuse, mõne suhte tulemusega. Ja see mõjutab neid otseselt. Ja praktiliselt ei ole inimesi, kelle sünniaasta lõpeb nulliga, kes pole seda mõju kogenud. Ja selleks, et null õigesti läbi töötada, tuleb mõista ühte asja. Null töötleb end siis, kui inimene ei kaldu oma teelt kõrvale. Näiteks oled kuulnud, et ei tohi alandada oma vibratsioonitaset. Tuleb tuttav ette. Näiteks pead elama tervislikku eluviisi, oletama, et otsustad loobuda alkoholist, maiustustest, jahutoodetest. Sa võtad endale eesmärgi ja ütled, ma teen seda paar kuud ja lõpuks suudad sa seda teha 2 nädalat või 2 päeva ja siis unustad ja loobud. Ja tavaliselt kogevad inimesed tagasilangust seetõttu lihtsalt tagasipöördumist eelmisesse seisundisse. Aga nulliga inimesed ei koge ainult tagasilangust, nad kukuvad tegelikult väga-väga sügavale. Sest nad kaldusid oma teelt kõrvale ja läksid nullimise teed mööda. Ja see avaldub erinevates valdkondades, suhetes, äris, töös, rahas
Ja 0 avaldab end kõikjal, kui inimene kas või veidi kaldub oma teelt kõrvale, murrab oma enda lubaduse, 0 sunnib teda seda täielikult läbi töötama. Ja veel kord 0 võimendab sinu positiivsust ja 0 võimendab sinu negatiivsust. Ja tuleb mõista, et sind on laetud võimsa energiaga, akuga, mis laeb kõike, mida sa teed ja mida puudutad. Seega kasuta seda positiivsuse kaudu ja pea meeles, et sa pead täitma kõik lubadused, mida sa annad endale ja teistele. Ehk siis 0 võimendab seda. Ja muide võib öelda, et inimesed, kelle sünnikuupäev lõpeb 0-ga, tunnevad end veidi süsteemist väljas. Nad lähevad sageli piiridest kaugemale, sest see on lõpmatuse energia, seetõttu võivad nad minna natuke kaugemale kui teised. Ka see on nende supervõime. Et siis 0 annab võimeid ja 0 tegelikult ka täielikult tühistab. Nii, number 1. Näiteks inimene, kes on sündinud seal 1991 või 2001 ja see tähendab, mida iganes, need näited, et see tähendab, et tema sünniaasta lõpus on see number 1 ja et ühel või teisel viisil tuleb inimesel oma elus läbi töötada oma tee juhtimise suunas. Ja see tähendab, et nad tahavad kõigile näidata, et nad on milleski liidrid, et juhivad midagi, nad on milleski õiged, väga õiged. Aga samal ajal põrkuvad inimesed kokku oma enda egoga ja hävivad. Sest soov olla kõikjal esimene on absoluutselt esimene. Et olla absoluutselt esimene. No loomulikult ei saa seda täielikult realiseerida sellisel määral, nagu inimene seda soovib. Ja see võib hävitada teda, kui ta ei saa seda, mida ta tahab. Ja seda ühte tuleb kindlasti töödelda. Esiteks tuleb õppida mõistma ja kuulama teisi inimesi. Ja sinu vaatenurk ei ole ainus ja kõige tähtsam selles maailmas. On inimesi, kes on sinust targemad mõnes valdkonnas ja sa pead oma krooni peast võtma ja kuulama. Ja see tähendab õpi teisi kuulama ja mõistma ning töötama esmalt ühise hüve nimel ja siis hakkab see vibreerima õigel sagedusel. Number 1 viitab sellele, et see on natukene selline egoisti number. Mitte pahas mõttes. See annab sulle ka väga hea selliseid tõuke edasi liikumiseks. Ja kui sa teed kõik ainult enda jaoks ja surud oma arvamuse kõigile peale, siis viib see suhete hävinguni ja takistab sind oma juhtimisvõimet täielikult realiseerida. Ja seetõttu, kui number 1 ilmub sünniaasta lõpus, viib see ka üksinduseni ja võimetuseni suhteid luua. Sest sul on tunne, et sa ei taha teisi mõista ja ei taha aru saada, mis toimub teiste peas. Ja sa tahad tihtipeale seda, et kõik asjad läheksid nii, nagu sina tahad. Ja see on probleem, mis muidugi tuleb lahendada, et edasi liikuda. Või siis jääda sinna, kus sa siis oled. Vaba valik. Ja kirjutage kommentaare kindlasti, et kas tunnete ära seda energiat. See on ainult jällegi 1% kogu sellest sünnikaardi süsteemist, et aga ikkagi väga põnev minu meelest. Seepärast ma seda teiega jagangi. Ja nüüd number 2. Näiteks kui sa oled sündinud 1982 või 2002 või mida iganes, 2 lõpuga. Et seal sünniaasta lõpus on 2. Ja 2 on mõistmise energia, see on töö läbi teiste inimeste. See on tööpartnerluse kaudu, diplomaatia kaudu ja sellisele inimesele on oluline näidata taktitunnet ja tundlikkust ning mõista, et tema kasvupiirkond peitub töös inimestega. Ja see tähendab, et tal on mõistmise energia, kuid selline inimene võib kahjuks lahustuda teistes inimestes või lõpututes kahtlustes oma peas. Ja see võib teda takistada. Kuidas seda lahendada? Number 2 lõpuga, siis aasta 2 lõpuga, peab õppima teisi enda ümber koondama, neid organiseerima ja pidevalt uusi teadmisi omandama, et ületada omaenda depressiooni või kahtlusi. Ja parim viis kahtluste või masendusseisundite ületamiseks on saada uut infot selle kohta, mis tekitab sinus kahtlusi. Ja sa pead põhjalikult mõistma, mida sa teed ja mille jaoks sa teed. Kui sind pidevalt ründavad kahtlused ja sünniaasta lõpus on 2, tähendab see, et sa jätad tähelepanuta mingi olulise info, mida vajad järgmisele tasemele liikumiseks. Samuti on oluline eristada oma soove teiste soovidest ja mitte neid alla suruda, vaid mäletada oma enda sisemist häält.
jah, kõik saab sinu jaoks korda ja sa realiseerid oma 2 diplomaatia energia ja oskuse luua suurepäraseid harmoonilisi suhteid, kui sa endasse usud. Ja kas tundsid ennast ära või kas sa tunned sellist inimest? Nüüd räägime number 3. Siis näiteks 1993 või 1973. No 93 peab lõpus olema 2003. Ja mida ütleb see siis number 3 meile? 3 on üle analüüsimise energia. Kui see on sünniaasta lõpus, siis avaldub see pidevalt. See on tohutu varu õppimise osas. Raamatute lugemine, uurimistöö, kirjandus, üldine soov kogu aeg uurida. Aga millest kannatab siis number 3 sellisel juhul? Ta kaldub liigsesse analüüsi, liigsesse mõttetöösse ega vii seda konkreetselt lõpuni või tegevusteni üleüldse. Et esiteks 3 energia ei suuda sageli teisi inimesi mõista. Teiseks ta elab tihtipeale oma peas. Ja 3. see energia ei taha justkui midagi teistele anda. Ja ta tahab ainult võtta, aga mitte anda. Ja ta tahab kõik enda jaoks, oma kallima jaoks. Number 3 on selline nõksu, selline egoisti ja selline ainult mina, kõige kallim energia, kui see on miinuses. Seepärast on oluline minna kaugemale oma intellektist ja arendada intuitiivset mõtlemist. Ja see tähendab arendada intuitiivset arusaamist, mõista, et maailmas pole ainult loogika ja analüüsi ja arvutamise seadused, vaid ka peenemad tasandid. Ning on oluline õppida nendega suhestuma. Aga üldiselt see on seotud inimesteni jõudmisega. Number 3 üleüldiselt, siis ma lähen põnaseks, keegi mõtleb mu peale. Et number 3 on üleüldiselt selline hästi analüüsiv number. Ja ta võib jääda nagu liiga kaua analüüsima, kui peab mingid olukordi. Ja väga oluline on, et 3 sünniaasta lõpus õpiks oma mõtteid kuidagi välja laadima. Näiteks kas märkmiku oma eesmärgid kirja panema või õhtuti päevikut kirjutama või siis teha mingisuguseid blogisid või seal tuua nagu häälega välja, rääkida teiste inimestega. Et see tähendab, et sa pead tohutud infokogused oma peast välja andma, et mitte lõputult analüüsis elada. Sest tegelik elu ei ole meie peas, tegelik elu on inimeste vahel päris maailmas. Ja seepärast on oluline õppida kõike seda peast välja laskma. Vatak. Ja kommenteeri siia taas, kui sul on 3 seal lõpus, kas tundsid ennast ära või absoluutselt ei harmoneeru. Seda oleks huvitav teada. Aga ma räägin veel kord, et see on ainult 1% sinust, seepärast et sind mõjutab aasta, üleüldiselt, kuu, sünnipäev, kõik need asjad hakkasid tagant ette poole. Aga see on üks selline asi, mis annab väikse nüansi. Nüüd liigume 4 juurde. Et näiteks kui oled sündinud seal 2004 või 1984 või 1974, ehk siis see 4 on lõpus. Nende liikuvus seisneb muidugi selles, et nad tunnevad oma sisemisi eesmärke. See tähendab, et sisimas on neil arusaam oma sihist. Miks nad kuhugi lähevad? Ja neil on tohutu tung luua midagi uut. Ja see on hästi selline töökas energia ja neil on võime töötada ja tahe. Aga millise probleemi tekitab 4? Number 4 tekitab lõputu ja pideva hävingu probleemi. See on väga sarnane 0-ile, ainult et 0 loob täieliku kaose. Aga number 4 siis kustutab kõik ja alustab uuesti. Aga number 4 tuleb hävitama ja pole sugugi kindel, et kui inimene midagi hävitab, ta ka uue alguse teeb. Eks number 4 viitab ka selle, et ta võib tihtipeale hakata nagu kahtlemise endas. Sest 4 võib oma enda tegudega kõik hävitada ja siis ohvrina otsustada, et teda koheldi ebaõiglaselt, et teda solvati. Aga tegelikult on põhiprobleem selles, et kehas puudub energia, et tõhusalt realiseerida need eesmärgid, mis inimese säravasse pähe tulevad. Number 4 on hästi aktiivne. Ja kui sünniaasta lõpus on 4, siis tegelikult kogevad inimesed sageli selliseid hävitavaid kogemusi. Ja ehk siis 4 peab läbi töötama pideva keha energia suurendamist, ehk siis füüsiline tegevus.
aga just number 4 langeb kannatuse seisundisse ja ei suuda sealt kaua välja tulla. Ta arvab, et keegi tuleb, annab talle tunnustust ja et ta toitub sellest tunnustusest. No midagi sellist ei juhtu. Keegi ei tule ja ei anna sulle mingit tunnustust. Kõik elavad oma elu, läbides oma kogemusi. Igaüks on kas 4 energiaga oma teadvuses või sünniaasta lõpus tundnud arvatavasti seda. Ehk siis teadvus, ma mõtlen siis sünnipäeva, konkreetselt sünnipäeva, kui sul on see number 4. Ja tuleb mõista, et häving ja eneseohverdus kaovad alles siis, kui sinu keha on täidetud kundaliini energiaga. Ehk siis kõik, mis on vaimsusega seotud ja samamoodi ka füüsilisusega. Ja siis, kui sa saad enda sees selle tasakaalu, siis sind enam ei huvita teiste arvamus. Vaid sa saavutad oma eesmärgid selgelt ja liigud edasi. Et sa pead õppima lihtsalt iseendasse rohkem uskuma ja mitte kahtlema ja mitte sõltuma teiste inimeste arvamustest. Et number 4-del on tegelikult, number 4 energial on tegelikult hästi hea intuitsioon. Aga millegi pärast nad löövad kõikuma tihti peale. Nii, number 5. Aga enne seda, kui sa nüüd tundsid ennast ära kuidagi seal number 4, siis jälle kommenteerid või siis, kui ma panin täiega mööda, siis ka kommenteerin. Aga pöidlat alla ei näita. Kogu aeg pöidebi üles. See oli nali. Vaba valik. Ja number 5. Ja number 5 on siis 4-ga võrreldes selline tinglikult siis positiivsem ja neutraalsem. Ja see tähendab, et kui sünniaasta lõpus on 5, annab see sulle võime olukorda adekvaatselt hinnata, äri arendada või ideid laiendada. Inimestega suhelda ja suhelda väga laia ringiga. See on väga selline aktiivne ja suhtlust täis energia. Siin annab 5 sulle justkui vabalt liikuma hakanud sellise energia. Kui sul on 5, siis see on tegelikult väga haruldane number. 5 on sünniaastate lõpus kõige haruldasem number. Pange kommentaari siia. Kellel on seal sündinud 75 või 65 või 95, 2005. Päris põnev oleks. Ja kui sul on sünnipäevas 5 ja lisaks näiteks 1 ja 9, siis on sul kommunikatsiooniliin, mis võimaldab sul leida ühise keele absoluutselt kõigiga. Vaata seda oma sünnipäeva, kuud ja aastat. Aga siis 5 energia. Ta mõistab, et tal on kõik võimalused laienemiseks ja ta hakkab laienema kõigis suundades korraga. See tähendab, et ta tahab kõike järjest ja korraga. Ta tahab lõputult laieneda, siis täpselt samamoodi tahab ka 5 laieneda igas suunas, ilma et valiks ühe suuna. Ta võib hajevile minna. Ja lõpus kaotab ta oma jõu ja kaotab oma talendid. Ta tahab kõike korraga, nüüd ja praegu, parem kui see oleks juba eile olnud. Aga 5 on kõikides numbrites kõige andekam, see on tohutu annete laegas. Ja see tähendab, et inimene on sõna otseses mõttes kõiges andekas, kui tal on 5 selle aasta lõpus. Aga ka natukene sinna, kui tal on 5 sünnipäevas. Aga püsime praegu selles aasta lõpus. Aga kui inimene on kõiges andekas, siis ta hakkab tegema kõike järjest, seepärast on väga oluline keskenduda ühele punktile ja seda pidevalt tabada. Ja, ehk siis sa võid kõiges nagu hästi osav olla, aga see tähendab seda, et sa oled kõigis justkui nagu selline natuke ligadi-logadi osav. Ja. Sulle on siis soovitus see, et ole järjekindel ja siis sa õnnestud kõiges. Ja arvatavasti ka meeskonnatöö. Sa ei pea kõik üksinda tegema. 5 kipuvad seda üksi tegema, sest nad ei usalda teisi. Mitte alati. Jälle sõltub. Sõltub, mis kuus sa sündinud oled ja nii edasi. Ja aga ma räägin üleüldiselt. Pane kommentaar, kas tundsid ennast ära. Ja üleüldse, kuna see on haruldane number seal aasta lõpus, et siis anna teada, kas sul selline leidub või sinu tuttaval kellelgi leidub. Nii, number 6. Kui oled sündinud seal, no näiteks 1976 või siis 86, 56, kõik on uus. Ja mida see annab siis? Kui siis 6 energia sünniaasta lõpus annab tohutu loomingulise potentsiaali. Inimene võib tegeleda ükskõik millise loovusega, näiteks luule, muusika või selline organiseerib mingisuguseid asju, korraldab midagi loomingulist asja siis.
ja selline inimene võib olla väga armastav, nautida elu täiel rinnal ja see on võimalus nautida elu, tegeleda filosoofiaga, armastada kirjandust ja nii edasi. Ja ka väga selline perearmastav energia. Ja millised probleemid siis loob ka see kuus, ehk siis see miinuspool? See on häving läbi naudingu kogemise. See tähendab, et inimene hakkab anduma oma laiskusele. Tal on raske näiteks sporti teha, raske end sundida ülesandeid lõpuni viima, raske end distsiplineerida. Ja nad saavad aru, et ei tohiks süüa maiustusi või et peaksid mingi asja lõpuni tegema, aga see number 6 toob endale kaasa sellise suure energiapuuduse. Ja number 6 peaks tõstma oma energiat vaimsete praktikatega. Ehk siis süvenema natukene sellesse vaimsesse maailma ja tegelema selliste, kas jooga, meditatsioon, mida iganes, tegelikult number 6, et seda üldse ei armata, number 6 energia. Ja ka oma kehaga tegelema. Aga number 6 jah ei ole selleks piisavalt energiat ja ta üritab seda energiat saada mingitest sellistest allikatest nagu maiustused või suhetest või millestki muust. Number 6 on armastuse energia ja on väga oluline mitte uppuda oma sellesse, mis ma ütlen siis, dopamiini energiasse või sellesse nagu, ütlesin vist valesti praegu, sellise nagu relax armastuse energiasse ja mitte eksida liigsesse naudingusse, siis realiseerub see 6 selline tarkus. Ja tegelikult see number 6 energia on, et ta võiks olla väga tark mentor, aidata teisi inimesi ja parandada enda ja teiste elu. Aga paljud inimesed selle sünniaasta lõpus, kus on siis number 6, ei tea seda lihtsalt ja nad ei oska seda kasutada. Ja nad annavad järgi tihtipeale oma halbadele harjumustele ega mõista, et need ei hävita neid mitte ainult füüsilisel tasandil, vaid palju sügavamalt energeetilisel tasandil. Ja need hävitavad siis nende nii sise- kui välismaailma. Ja tegelikult, kui number 6 saaksid aru, et nad rohkem peaksid hakkama ka iseennast usaldama ja oma füüsilist keha turgutama, siis nendest võivad tõeliselt teemandid tulla, kus nad on tõeliselt säraküünlad. Ja selline puhas teemantkivi. Ehk siis seega peab teemant olema puhas ja ta peab särama ja kirgama. Ja tegelikult ka selles suhtes, et number 6 peaks aru saama, et teda justkui kogu aeg see nagu lõbu natukene šantaseerib, et see energia number 6 viitab sellele, et kogu aeg nagu midagi viitab, et ma praegu ei viitsi, ma teen niimoodi, helistan sõbrannale, teen seda, küll ma jõuan. Tegelikult sa pead lihtsalt võtma selle, et nüüd ma teen selle ära, see on valmis ja see on hästi tehtud. Ja number 6 on tegelikult edu energia, kui ta võtab ennast kätte. Pane kommentaarid, kas tundsid ennast ära? Ma absoluutselt rääkisin praegu mööda. Ja, nüüd liigume 7 juurde, kellel on siis aasta lõpus number 7. Kas sündid seal 87, 97, 2007, 57, 27. Ja 7 energia on selline seksuaalsuse energia ja selles on sellist väga palju sellist, kuidas ma ütlen, sõna otseses mõttes seksuaalset energiat. Ja nad on väga sellised atraktiivsed, eks 6 on armastuse energia, aga seal on sellist kärtsu ja mürtsu selles 7. Ja nad on väga selles suhtes pühendunud ka spordialadele, kui nad selle nagu ette võtavad. Väga pühendunud. Kui nad mingi eesmärgi ette võtavad, siis nad ka sellega teevad suure kirega. Ehk siis seksuaalsus ei tähenda vaid konkreetselt seda sõna, aga see tähendab seda, et ta lihtsalt nagu täiega nagu läheb sinna. Ta elab selle sisse nagu täie pühendumusega. Näiteks kui ta võtabki ette spordi või mingi oma töö, mingi tegevuse, mingi projekti. Ja siis 7 on selline omadus, et ta tuleb,
ja lahendab kõik olukorrad nagu välk. Aga probleem seisneb ka selles, et see number 7 kogeb hävingut kriisides ja ta ise tekitab sellist kaost. Ja kaos on siis selle jaoks, et ta lihtsalt astuks ühest energiast teise või selles suhtes number 7 on väga võimsad kriisi tekitajad ja kriisi olukorras väga kähku arenevad ja saavad kriisi hästi kähku ka lõpetatud. No ma toon teile sellise näite. Ma alles rääkisin video, kus ma rääkisin 7, 16, 25 sündinutest, siis number 7 energia on selline, et ta mõtleb välja, et võiks täna külalisi kutsuda. Siis 5 mindiga saab mingisugune 20 inimest kokku. Nii, kriisi olukord. Kodu on vaja koristada, siis süüa on vaja teha ja nii edasi. Kes seda kõike teeb? Ja siis ta läheb hulluks, siis ta tekitab kaose oma lähedaste seas ja siis ta hakkab seda lahendama. Ja siis tunni aja pärast ongi rahvas koos, laud on kaetud, kodu on korras, mida iganes. Kuidas ta sellega hakkama saab? Ei tea. Number 7 selline kõige suurem miinusmärk on see, et ta ei tee üldse mitte midagi. Ta lihtsalt päevast päeva lihtsalt ongi. Ja number 7, et see tähendab seda, et ta peab õppima planeerima, ette nägema tulevikku, planeerimise mõttes siis. Mõtlema ette ja pidevalt ka kirja panema, mida ta peaks järgmisena tegema, et mitte tekitada kaost enda ümber. Ja number 7 unustab kiiresti. Ja number 7 genereerib geniaalseid ideid ja unustab need 3 minuti pärast. See oli lihtsalt selline kergem versioon. Aga jah, nii nagu ma ütlesin, et aga selline keerulisem versioon on selles, et ta lihtsalt tekitab enda ümber kaost, ehk siis kriitilisi olukordi ja samamoodi ka teistele. Ja väga hädavajalik on siis number 7 tuua oma tegemistesse kord nii töös kui kodus ja kõik peab olema korras. Ja väga oluline on ka see, et teha selline pidev aja planeerimine, et mida ma nüüd teen. Issa ma tõmbasin, mul tekkis, sorry. Tahtsin oma isiklikke asjadele praegu rääkida, mu silmaalused punased, mul on mingi allergia jälle tulnud. Ja, ehk siis number 7 peab siis planeerima seda tegevust, aja planeerimine on väga oluline. Ja siis ka see, et tuleb võtta just see üks eesmärk ja selle suunas minna. Natukene nagu meenutab seda number 5 energiat. Ja number 7 tegelikult, kui aasta lõpus on 7 või sünnipäevas 6 on seal number 7 ka, siis tegelikult need on suurepärased geeniused. Pane kommentaar. Number 7 on üldse minu selline lemmiknumber. Enne kui ma numeroloogias olin, siis ta oli juba mu lemmiknumber ja ma ei teadnud miks, aga nüüd ma tean miks. Ja. Nii, pane kommentaar, kas see harmoniseerus sinuga või absoluutselt ei lähe kokku. Võib-olla sa tead kedagi tuttavat, põnev oleks lugeda. Ma kommenteerin kõikidele kommentaaridele. Ja kui sa nüüd vaatad sellise inimesena, kes ei ole tellinud kanalit, siis kindlasti kliki ja telli ja jaga oma sõbraga. Ma olen väga tänulik sulle. Lähme edasi. Number 8, kui sinu sünniaasta lõpus on 8, ehk siis kas seal 58, 68, 28, ma ei usu, et enam sellised on, võib-olla on ka 2008. Ja 8 aasta lõpus annab siis visaduse ja töövõime. 8 on ka omamoodi karmiline või karmaline siis energia. Ja siis tegelikult see on justkui selline väike, sellel 8 on siis mälestus eelmistest eludest. Ja tähendab seda, et tal on võime meenutada, no see ei ole midagi maagilist, aga tegelikult 8 hakkab minema juba sinna vanasse energiasse, juba 7 on ka tegelikult vanem energia, kui me vaatame siis 1-9. Siis tal on väga hea mälu vanade olukordade suhtes, kuidas need asjad läksid. Ja ta võib ka informatsiooni väga vabalt võtta sealt eelmistest eludest, kui on vajalik tal. Ja see number 8 viitab siis sellele, et see on kohusetunne ja töökus ja soovi töötada seni, kuni saavutab tulemuse. Ja see on väga tugev ja positiivne omadus.
aga probleem tekib siis, kui inimene põrkub kokku ülikontrolliga, ehk siis üle kontrolliv ja tahab kontrollida nii oma isiklikku elu kui ka tööelu ja sellega ta hävitab kogu selle süsteemi. Ja see tähendab seda, et nad tahavad kõiki teisi kontrollida ja sellega nad piinavad ka iseennast ja ka teisi ja ka see, et number 8 viitab selle, et ta töötab nii palju, et ei oska puhata. Ja nad ei tea, kuidas puhata. Ja see number 8 viitab ka sellele, et see tähendab tootlikkust, mitte efektiivsust. Kui inimesel ei ole kui inimesel on sünni aastas 8, siis tal on väga oluline õppida puhkama ja sundima seda siis tegema, ehk siis planeerida seda oma nädalasse. Ja mina pean ütlema teile päris ausalt, et ma olen sündinud 78, minul on see väga raske. Väga raske. Mina tunnen ennast täiega ära, sest minu aasta lõpus on number 8. Siis ma tunnen ennast nagu pidevalt süüdi, kui ma puhkan. Ma ei tulnud siia haletsema teile seda, aga mina nagu pean planeerima lihtsalt, jah. Nüüd on niimoodi. Täna ma tööd ei tee. Ja siis ma ikka mõtlen, et ma teen mingi teksti igaks juhuks valmis. No siis see on juba töö tegemine. Või siis, kui ma aias askeldan, siis ma alati tunnen ennast nagu justkui süüdi, et ma peaks tegelikult ju arvutis mingit teksti praegu tegema. Või kellelegi analüüsi tegema ja nii edasi. Kirjuta, kui sul on ka aasta lõpus 8, kuidas sina planeerid seda asja, kuidas sina puhkusega hakkama saad. Minul on keeruline. Ma töötan selle kallal. Ja mul tundub kogu aeg, et kui ma selle asja ära teen, siis mul on vabadust, aga siis mu aju juba genereerib midagi uut, sellepärast, et ma olen sündinud 16. päeval ja mul kogu aeg see töötab see süsteem. Nii kui ma hommikul ärkan, mul juba see jahub mingit süsteeme. Ehk siis ülivinge on elada nendes energiates. Ja kommenteeri kindlasti. Ja lõpuks kallid 9. Ehk siis kellel on sünni aasta lõpus 9. Ja, väga huvitav. Ja, no näiteks 2009 või siis 1979 ja nii edasi. Ja mõnel inimesel on üleüldse neid nagu väga palju seal. Näiteks 1999. Ja muidugi, kui on väga palju 9, seesama näide, mis ma praegu tõin, siis see annab nagu hästi palju sellist psüühilist ja vaimset energiat. Ja see ei ole hea, see ei ole halb, aga see tähendab seda, et sa võid olla kas nagu ülivaimne inimene või siis see tekitab kogu aeg mingisugune psühholoogilisi vaimseid probleeme sinu elus. Ja, või siis see, et sa ei oska seda kasutada. Ja 9 peab kasutama oma energiat tegutsemiseks. Ja kui sünniaasta lõpus on 9, siis ta saab end väga hästi teostada, kui ta on seotud projektidega või mingite ideede tasandil olevate selliste firmadega, et ta lihtsalt nagu alustab just mingit projekti, oma projekti. Ja ta on väga hea meeskonnamängija. Ta suudab luua, organiseerida meeskondi ja töötada koos teistega. Ta on väga seltsiv ja sõbralik, see energia. Samas 9 sümboliseerib ka hävingut. Inimene võib aeg-ajalt midagi oma elus totaalselt hävitada. Mõnikord hävitab ta mööblit. Mõnikord ta hävitab enda vara, teiste vara. Eks ta võib oma raha täiesti nulli ära kasutada. Igaks juhuks investeerib, vaata, aga ta ei tea, kas ta sealt tagasi saab. Ja kui inimene on väga madalast sagedusel, siis ta võib hävitada ka teiste inimeste elusid. No ütleme siis ikkagi mitte nüüd konkreetselt on ju, aga ma arvan, et ka sellised asjad on olemas, nii nagu ma olen ennegi öelnud, et 9 energia on väga selline sõduri energia. Ja number 9 viitab ka sellele, et ta võib ka hästi kiiresti midagi üles luua, ehitada ja samamoodi ka hävitada. Ehk siis ütleme, totaalne näide selle puhul on see, et kui ta lihtsalt otsustab, et täna peaks või et ma mõtlesin, et kasvuhoone peaks ehitama. Ükskõik, kas ta on mees või naine. Ta mõtleb selle natukene läbi ja siis ta hakkab oma teise poolega seda rääkima. Aga kuna teine pool on näiteks hoopis kuus energia, tal on võib-olla aasta lõpus 6.
ja noh, ütleme, võib-olla siis on sündinud ka 6. päeval. Ja siis, kui number 9. päeval näiteks sündinud ja aasta lõpus on ka 9, siis see tuleb täiesti nagu siga ja kägu. Üks on armastuse energias, teine on nagu sõdalase energias. Ja siis lihtsalt see, kellel on seal 9 selle aasta lõpus, siis ta mõtleb, et no davai, et hakkame nagu toimetama, et nüüd on vaja sinna minna, ostame selle ära, mida iganes. Ja siis see number 6 hõljub seal kuskil oma mõtetes. Ja siis lihtsalt 9 nagu lõõkab rusikaga vastu lauda, ütleb, mina lähen ja teen selle ära. Ja siis number 6 mõtleb, et noh, ma ei tea, las jookseb. Las teeb, ennast süüdi ka ei tunne, seepärast, et tal oli mingi teine projekt. Võib-olla ta tahtis just nagu mingi jooksulindi peal joosta seal, jooksumati peal joosta. Kõhnaks saada. No võt, siis number 9 lihtsalt võtab pihuks ja põrmuks ja ta teeb see lihtsalt ära. On väsinud, aga õnnelik. Ja vihane loomulikult. Ja number 9 on siis see õppetund, et nad peavad väga tugevalt kontrollima seda oma viha energiat. Ja ehitama ja looma enda ümber, mitte hävitama. Sellest nad on hästi sellise äkkvihaga, nad võivad häält ka tõsta nagu täiesti 0-100, lihtsalt röögivad ära ja siis ta mõtleb nagu mitte midagi poleks olnud. Kes siin karjus? Saab taru, jah? Ja. Ehk siis tegelikult need, kellel on number 9 seal lõpus, siis nemad liiguvad hävingust loomise poole, mitte siis vastupidi, mitte hävitamise poole. Ja teie eesmärk on siis rohkem luua. Ja see on väga oluline. Ja pane kommentaar, kas tundsid ennast ära või eitad täielikult või tunned kedagi tuttavat. Mina tean näiteks sellist tuttavat, sellepärast natukene seda näidet tõingi. Väga lähedane tuttav. Ja siis muidugi tahtsin seda asja ütelda teile, et ma olen väga tänulik, et teid on siin nii palju juba. Mida rohkem, seda parem, sellepärast et ma vaatan ikkagi YouTube'i stuudiost ja ma näen, et mingisugune, ütleme, 60% ikkagi on, kes ei telli kanalit. Et see oleks väga kihvt, et te panete lihtsalt selle tellimise klikkimisega lihtsalt minule sellise heaolu tunde, et see info on kasulik. Te ei pea valima sealt kõik videod, seepärast et on nädalaid, kus ma pritsin mingi iga päev midagi. On mingid nädalad, kus ma teen midagi 2 korda nädalas. Pange lihtsalt valikuline. Ja kindlasti jagage seda informatsiooni, sest minu mõte on tegelikult see, et me saaksime rohkem teadlikumaks. Et see on nagu minu meelest mega huvitav. Ja loomulikult isiklikult enda kohta sa saad teada rohkem informatsiooni siis, kui sa lähed sinna numbritekeel.ee lehe peale. Seal on valik, mis sind huvitab kõige rohkem. Ja sa saad teha selle valiku sealt siis. Kingituseks näiteks väga hea teha, kas või ise endale või oma elukaaslasele. Ainukene asi enne ma tahan siis ütelda, enne kui see kingitus teed, mõtle, kas inimene on selleks valmis seda kingitust saama. Sellepärast, et suuliste kohta, kuna mina isiklikult teen suulisi kliente ja siis on kingitud. Ja siis teate, kui kurb on, kui ma näen, et see inimene absoluutselt ei vaata neid häälsõnumeid, ta ei anna mulle mingit tagasisidet. Siis ma saan aru, et lihtsalt see lähedane tahtis talle selle teha, investeeris väga suure summa. Aga see inimene isegi ei süvene sellesse. Ma väga loodan südamest, et nad süvenevad sellesse siis, kui see aeg on valmis. Aga parem on seda kingitust teha siis, kui nad on juba valmis. Sest mina armastan oma tööd ja mulle meeldib seda teha täiega. Ja ma loodan siis, kui sa selle otsuse teed, et endale seda lubada või enda lähedasele seda kinkida, siis et ka tema oleks valmis seepärast, et siis meil on kõigil see hea energia. On ju? Ja siis muidugi see ka, et kodulehekülje peal on olemas selline väike abivahend, kus sa saad panna oma sünnipäeva, kuu ja aasta sisse ja siis sealt ta annab sulle selle edukuse koodi, mis siis hõlbustab, kergendab sinu elu, kui sa tuled laividesse ja laivid on siis pühapäeviti. Panen selle kohta ka YouTube'is ja informaatsia ülesse, et siis saate liituda. Ehk siis YouTube'is tavaliselt pühapäeviti kell 8 ja see kestab mingisugune 1,5 tundi. Me räägime selle edukuse koodist, räägime suhetest ja siis ma arvan, et varsti saavad hästi kihvtilt nagu need ringid peale tehtud.
siis räägin mingitest muudest asjadest ka, nii et ma arenen ka iga päev. Ja kui on mingid keerulised küsimused, mille ma vastata ei oska, siis ma lihtsalt ütlen, et ma ei tea, siis ma ütlen, mis ma ütlen. Sest mingid asjad vajavad ka matemaatilist lahendamist ja natuke pea murdmist, näiteks ka analüüsi tehes, siis ma vaatan ju konkreetselt sinu numbreid seal, et mulle meeldib laivides selliseid asju rääkida, mis on nagu hästi kerge, mis on mul täitsa juba veres. Nii et kui seal keegi mind üles äratab ja ütleb, et kuidas 1 ja 5 kokku sobivad, siis ma lihtsalt ütlen paugust. Kunagi matemaatikaõpetaja ütles, et korrutustabel peab nii peas olema, et kui ma öösel üles sind äratan, siis sa oskad seda ütelda. Ja mul oli 2 ikkagi. See õpetajal meeldis tukistada. Siit tagant, siit saad aru, sikkutas. Kirjutage kommentaaridesse, kellel on olnud sellised õpetajad, kes on tukistanud nii, et mõtled, et kunagi sinna enam ei kasva mitte midagi asemele. Ikka kasvas. Või joonlaua nipuli. Ma ei tea, nüüd läheks jutt lobaks, aga jah, joonlauaga ka keegi pani ka sellise sirraka. Meil oli klassijuhataja selline ossa mait. Ja tal meeldis ähvardada joonlauaga vastu lauda. Ma olen kuulnud ka seda, et on surutud näiteks sõrmi issand kuu vahele, sahtli vahele ka ja. See oli see armas nõukogude aeg. Kartsid ja armastasid kooli minna hommikuti. Ütlesid, et emale, et kõht on valus, siis ikka pidid minema. See ka pani paugu veel, kui ei läinud. Ja okei, juht läks lobaks, aga ma siin tegelikult tahan veel teile ka ütelda. Sina nüüd kallis, kes sa nüüd paned nüüd ajavööndeid, ma ei tea, pane sinna lihtsalt see viimase jutule peale, pane lihtsalt loba või ma ei tea. Ehk siis pane midagi ilusat, et muidu inimesed loba ei tahagi äkki kuulata. Ma tahtsin tegelikult seda ütelda, et kõik need numbrid, millest ma nüüd teile rääkisin, siis võiks ka niimoodi vaadata seda sellisest aspektist, et kui sa sündid seal näiteks, minu puhul siis 1978, siis sa võiksid kuulata number 1 kohta, number 9 kohta, number 7, number 8. See annab sulle nagu veel parema pildi. See, mis ma nüüd siin selles videos läbi rääkisin. Tuleb mõnus kompott ja hirmutav kompott, aga siiski. Sellised me ju olemegi. Meeldib või ei meeldi. Jah. On ilusaid asju ka väga palju, et ma loodan, et siin nüüd päris selliseks nagu õudsaks ei läinud. No, mulle meeldib. Nii see on. Tšau, merike numbrite keel. Jah. Ma ei tea, vist see kõik äkki öeldud. Ma juba nii palju rääkinud, et numbrite keel igal pool Facebookis, Instagramis, TikTokis, kus veel, igal pool. Jah, tšau. Aitäh teile, kallikesed.